Tere tulemast vaatama selle õppeaasta viimast koolikaja. Õppeaasta lõpp on kooliperele kokkuvõtete tegemise aeg, kuhu mahub palju suurepäraseid saavutusi nii ainevõistlustelt kui spordist, ettevõtlust kui kultuuri, rahvusvahelisust ning parimate tunnustamist. Seega tänases saates on toredaid teemasid väga palju. Alustame kooli ühest olulisemast põhiväärtusest, milleks on muidugi ettevõtlikkus. Meie õpilasfirmad on läbi aegade silma paistnud nii üleriigilises kui rahvusvahelises konkurentsis. Eesti õpilasfirmade võistlusel saavutas 3. koha Neutra. Õpilasfirma Vilk aga pälvis parima müügitiimi eripreemia ning tiitli kõige paremini tööeluks ettevalmistuse saanud õpilasfirma. Rahvusvahelisel areenil saavutas õpilasfirma Ressense parima esitluse preemia Soomes toimunud Kesk-Läänemere maade projekti lõppkonverentsil. Vanemate koolikaaslaste eeskuju on nakkav ja nii otsustas ka 5. klass korraldada oma minifirmade laada kooli aatriumis. Müügiks pakuti kõike, kilo võileibadest käevõrudeni. Müük oli aktiivne ja see oli esimene kord olla ettevõtja rollis. Müügitehnika ja reklaam oma toodetele oli muljet avaldav. Pakuti isegi sõbra hinda. Järgmisena räägime saavutustest, ainevõistlustelt ja olümpiaadidelt, sest maikuus toimusid just viimased väljakutsed ning tõsised mõõduvõtmised. Preemiate erievandile saadav kuulus üleriigiliselt ajalooalaste uurimustööde võistluselt Vabariigi presidendi auhinnadele, kust ka meie kooliõpilased said väärikalt tunnustatud. Auhinnad anti üle Haridus- ja Teadusministeeriumis Tartus. Ka looduse tundmise võistlusel paistsime kenasti silma, saavutades 2. ja 3. koha Vabaõhumuuseumi Rocca al Mare loodusõpperajal. Edukad olid 5-liikmelised võistkonnad 7. ja 8. klassidest. Tunnustuseks preemia ekskursioon Eesti Loodus- ja Vabaõhumuuseumisse. Finaalvõistlusel Noored Euroopa metsades jõudsid 20. A-klassi tiimi lausa 2. ja 4. kohale. Metsaistutamispäeval Pillapalus oli aga ettevõtlikum ja aktiivsem klass 6B, kes istutas 600 väikest männiistikut. Kujutate ette, kui palju seda ikkagi on. Kindlasti kasvavad neist suured ja võimsad puud. Suurepärane heategu. Aitäh teile! Kõrgeid tulemusi Tallinna koolide vahelisel ingliskeelsel võistlusel näitasid aga 5. B-klassi õpilased, kes saavutasid inglise keele kirjaoskuse ülesannetes kõige kõrgemaid tulemusi. Üleriigilisel kunstikonkursil Head isu saavutas 3. A-klassi õpilane 2. koha ning Tartu Kunstimuuseumi näitusele valiti 10 meie õpilase tööd. Soovime palju õnne edukate soorituste eest aineolümpiaadidel ning täname innustavaid õpetajaid, juhendajaid. Kõigest täpsemalt saate lugeda kooli kodulehelt saavutuste rubriigist. Nüüd uudised rahvusvahelisest keeleõppeprojektist Berliinis. Maikuu keskel toimus Amsterdami Goethe instituudi korraldusel keeleõppeprojekt Berliinis, mis tõi kokku noored saksa keele õppijad Taanist, Norrast, Hollandist, Belgiast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Maltalt, Portugalist, Hispaaniast ja Eestist. Meie kooli esindas 5-liikmeline võistkond ning Eesti teema oli elukutse valik ja kriteeriumid, raha või kutsumus, intrigeeriv, kas pole? Meie õpilasi tunnustati keelelise korrektsuse ja selgelt esitatud väljendusrikka ja teemakohase esitluse eest. Lisaks sooritasid 11 õpilast valikkursuse saksa keele praktikum raames 2-nädalase majanduspraktika erinevates Saksamaa ettevõtetes. Tutvuti töökultuuri, töötingimustega, tööks vajaliku ettevalmistuse ja karjäärivõimalustega ning täitsid etteantud tööülesandeid. Projekti juht on Marika Paun. Maikuus külastas kooli ka hulk välisdelegatsioone ja töövarje. Giidigrupil oli tegemist küllaga, sest mõnel nädalal tuli vastu võtta lausa mitu delegatsiooni. Õppeaasta jooksul oli külalisi 24 erinevast riigist. Euroopast, Aasiast, Aafrikast kui ka Lõuna-Ameerikast. Viimased külalised tulid Uruguayst. Nüüd heidame pilgu kultuuriuudistele. Jordan, palun! Alustame Tallinna päeva kontserdist.
kus Vabaduse väljakul esines säravalt meie lastekoor Vocal Spirit koos õpetaja Liidia Rahula juhatamisel. Kontserdikava tõi kokku erinevate žanrite artiste ning ühendas folgi, elektroonilise ja nüüdismuusika üheks tervikuks. Dirigendi puldis oli Kristjan Järvi. Vocal Spirit võitis esimese preemia ja eripreemia parima laulu esitamise eest Mubas toimunud Eesti lastekooride konkursfestivalil ning dirigendi eripreemia pälvis õpetaja Liidia Rahula. Gümnaasiumi koorilauljad aga esitasid Tarvastu Peetri kirikus Charles Gounod missat koos Mulgi segakoori ja A. Le Coq kammerkooriga Tartust. Kontserti kaunistasid Maria Listre soololaulud, dirigentideks õpetaja Kristjan Õmblus ja abiturient Kasper Joel Nõgene, kellel asus ka kontsertmestri roll. Kultuuriteemade lõpetuseks veel üks tore uudis. President Alar Karis kutsus noori vanuses 7–19 osalema kirja ja mõttetalgutel, et mõtiskleda teemal, milleks meile tehisaru. Meie tublid kirjutajad võtsid väljakutse vastu. Eriliselt paistsid oma töödega silma Noora Tamme 3. B-st, Anna-Sofia Mägi, Marie Saara Anderson ja Karola Goldstein 6. B-st, Amanda Rahua 11. C-st, Lotta Pahvelt ja Laura Lehiste 12. B-klassist. Tänuks olid meie silmapaistvad kirjutajad kutsutud presidendi vastuvõtule Roosijääde 1. juunil. Vabariigi presidendi kantselei avaldab valiku parimate kirjutiste autorite töödest suvisel parginäitusel Kadriorus. Aeg anda sõna sporditoimetusele, vahendab Grete. Maikuu on olnud tihe spordivõistluste kuu, kuhu mahtus palju võistlusi erinevatelt spordialadelt. Esikohti tuli nii discgolfist, karateest ja sportakrobaatikast, sportmängude, kergejõustiku ja võistlustantsuni välja. 9. C-klassi õpilane Riko Leetmaa saavutas discgolfi võistlussarjas omavanusteses 3. ja finaalis 2. koha. Koolinoorte meistrivõistlustelt tuli vaid esikohti. Risto Niinele 8. C-klassist kuulub karateevõistlustelt 1. ja 2. koht. Gümnaasiumi sulgpallurid saavutasid koolinoorte meistrivõistlustel 2. koha. Kardispordivõistlustel näitas kiiret sõiduaega 9. A-klassi õpilane Rafael Sernask ning saavutas 2. koha. Ja crosskartide rallisõidu võitis 8. A-klassi õpilane Karl-August Nurmetalu. Rahvusvahelistel võistlustel standardtantsude kategoorias läks Frankfurdis võit Rosanna Nurmsalule 8. A-st koos oma partneri Robert Peikiga. 5. klasside poisid võidutsesid kesklinna koolide vahelisel jalgpallivõistlusel ning 4. kuni 7. klasside kergejõustiklased, kus tulemusteks vaid esikolmiku kohad. Nimelt, teatejooksudes 2. ja 3. koht ning individuaalaladel kaugushüppes ja 60 meetri jooksus samuti vaid poodiumi kohad. Klassidevahelisel jalgpalliturniiril Schnelli staadionil selgitati 10., 11. ja 12. klasside noormeste arvestuses välja parimad võistkonnad. Pingelises, kuid väga sõbralikus heitluses rohkearvulise publikuga saavutas 1. koha 11. A-klass, 2. koha 11. C ja 3. koha 12. A-klass. Tänusõnad lähevad ka korraldajatele, õpilasesindusele ja tehnilisele tiimile. Märkimisväärne medalisaak tuli aga Kalevi keskstaadionil toimunud Tallinna koolinoorte meistrivõistlustelt kergejõustikus. Õpilasesindus korraldas isegi G5 koolide olümpiamängud. Võitjakooli tiitli pälvis Gustav Adolfi gümnaasium. Teiseks võistles end Tallinna Reaalkool ning meie jõudsime 3. poodiumi kohale. Ja nüüd kõrgeim tulemus. Nimelt, Tallinna spordimängude meistrivõistlustel põhikoolide üldarvestuses võitis Tallinna 21. kool 1. koha ja suure võidukarika ning gümnaasium jõudis väärikale 3. kohale. Vägev tulemus igal juhul. Direktori pidulikule vastuvõtule oli kutsutud 103 edukat noorsportlast ning 5 kehalise kasvatuse õpetajat. Õppeaasta lõpus tunnustas direktor piduliku vastuvõtuga parimatest parimaid õppureid, aine- ja olümpiaadide võitjaid ning koolielu edendajaid. Kokku oli 96 õpilast ja 43 õpetajat-juhendajat.
Traditsiooniliselt nomineeriti ka aasta tegijaid, nii õpilasi kui õpetajaid. Õnnitleme auhinna saajaid. Koolilõpetajatele kõrget lendu ja edasisi kordaminekuid. Kaunist suvevaheaega ja päikest kogu kooliperele soovib 10. C.